Keskkonnaministeeriumis olen võõrliikidega nüüdseks tegelenud natukene üle 6 aasta. Ja mõtlesin, et kõigepealt ütlen ka, et mida see tähendab, et ma sellega tegelen. Teoorias on minu põhiülesanne seadusandluse tegemine, järgimine, vaatamine, et kõik toimiks, et asjad omavahel klapiks. Praktikas on see on üks väiksemaid osi minu töös. Praktikas on väga palju infovahetust, et käin päris palju erinevates rahvusvahelistes töörühmades, viin Eesti infot sinna, kuulen teiste riikide kogemusi, selline väga suur infovahetus rahvusvaheliselt, toon nende info Eestisse nii palju kui õnnestub. Ning teine asi, mis on väga selline tüüpiline, on kirjad, telefonikõned, kas see on võõrliik, mis ma temaga tegema peaks, kes see on. Et on väga erinevaid, tuleb sul fotoga kiri, et leidsin sellise asja sealt kohast, fakti konsulteering, mingit nõu ei küsita, väga lihtne. Teine inimene helistab ja ütleb, et mul on põllul põlvekõrgune roheline taim, mis see on, et see on natuke keerulisem juht. Eriti kuna ma taustalt tegelikult olen zooloog, küll konnade pealt, aga siiski pigem zooloog kui botaanik. Ja see on siis igapäevatöö. Et seda seadusandlust, muidugi ma järgin ja Euroopa poole pealt vaatan, mis tehakse, aga see on see väiksem osa. Ja üks asi, mille kohta ma tegelikult slaidi ei teinud, aga kuna Karli rääkis nendest hirveaedadest, ma tahaks ära mainida, et see on selline seaduslikult väga põnev värk, et neid tehakse. Et ühelt poolt kinnisel territooriumil jahti pidada ju ei tohi. Et kui nemad seal nii-öelda trofeeks kasvatavad, siis oma seal territooriumil nad seda jahti pidada ei tohi. Lahti lasta nad samuti ei tohi. Et milleks siis? Omaette küsimus on, et kui me kasvatame lihaks, ütleme ka näiteks metsjaadikute puhul, siis Põllumajandusministeerium ütleb, aga neil pole mitte mingit legaalset viisi neid loomi surmata. Enda tarbeks jah, aga liha müüa nad ei tohi. Sest et ütleme, tapamajades nad seda legaalselt surmata ei saa ja ise nad müügiks tappa ei tohi. Et mis nad siis on? Mõned ütlevad, et nad on loomaaiad, et nad kasvatavad näitamiseks neid liike, aga loomaialube neil samuti pole. Et mis seal täpselt toimub, igatahes väga hall ala ja arvestades, et reaalselt nad kas plehku pääsevad või lahti lastakse, siis seaduse poole pealt ma väga õnnelik ei ole ja ma arvan, et see nagu murekoht kindlasti on. Nii, aga lähme siis sinna, kuhu ma tegelikult slaidid tegin. Et ma räägin siis natuke meie seadusandlusest, sellest, mis Euroopa Liidus on tehtud, seadusandluse poole pealt, mis Euroopas veel tehakse. Ja siis ma tegin lõpus üks slaidi, kus ma panin mõned mured või küsimused, et mida võiks siis äkki arutada, kui meil aega jääb või selle üle vähemalt mõelda. Üldiselt hästi lihtne Eestis. Võõrliikide loodusesse laskmine on keelatud. Erandiks on metsaseaduses 13 liiki puid, mida võib lahti lasta või siis isegi meie looduses istutada, kõlvata, aga loomade puhul ja kõigi muude taimede seinte puhul on üldkeeld. Praktikas muidugi järelevalve on üsnagi puudulik ning isegi kui järelevalve midagi avastab, siis tõestamine on praktiliselt võimatu. Tõestada, et konkreetne isik ta lahti lasi, et konkreetse isiku firmast või kuskilt pääsenud on peavõimatu, olgem ausad. Et mida me siin teha saame, on teadlikkuse tõstmine, et inimesi teavaks ära, et seda teha tegelikkuses ei tohi. Ja miks ei tohi? Et üks asi on see, et loomade puhul see on väga julm lasta inimesega harjunud loom loodusesse, kus ta sageli nälgib pikalt või külmub, kus ta ei ole nende oludega harjunud absoluutselt. Ja teine pool on see muidugi, et kui tal peaks ta kohtus hästi minema, siis ta võib olla ohuks meie loodusele. Kõik võõrliigid ei ole, aga võib olla. Ja mis me siis veel teinud oleme? Et meil on selline niinimetatud must nimekiri, loodusliku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekiri. Ja nende puhul siis meil on keelatud import, tehingud, müük, ost, vahetus, müügiks hoidmine, kõik seda võõrpesi. Kasvatamine tehistingimustes on keelatud, lubatud on Keskkonnaameti loal, teaduslikult põhjendatud juhtudel, minu teada sellised lubad väljastatud kordagi pole, keegi pole taotlenud.
mitte et me nii kurjad oleks ja ei annaks, aga taotlejaid pole olnud. Ja tehistingimustest ümberasustamine on samuti ainult Keskkonnaameti loal. Et see on siis selleks mõeldud, et meil oleks info, et kust kuhu see liik liigub, et juhul kui seda tehakse. Ja sellist luba on antud näiteks, kui siit Elistorest kährikuid viidi Lätti. Et lihtsalt, et see info meil on, et sellised liikumised toimuvad. Et teooria poolest on see siis väga, väga kena muidugi, et import keelatud, müük keelatud, praktikas muidugi Euroopa Liidu piir on lahti. Et ainult pistelised kontrollid ja kätte saame meil sealt suhteliselt vähe. Müügi osas on meil natuke parem seis, et müügi osas me saame, teadete põhjal ikkagi neid infot tuleb. Signaalvähki on mõned aastad tagasi oli päris palju, mida kätte saadi. Samuti ilutaimede osas on seda infot tuleb ja me ise ka müüme näiteks neid internetipoode. Et kui midagi silma jääb, siis teavitame inspektsiooni. Muidugi sageli on ka probleemid sellega, et on kirjas valed liigid, määratud on valesti või müüakse mingeid sorte, et see, me alati ei tea, mis seal täpselt müügis on. Aga vähemalt selline regulatsioon meil on ja midagi väga palju paremat me ei ole ka suutnud välja mõelda, kuidas seda asja reguleerida. Mis seal nimekirjas siis on? Hetkel on 43 liiki, sealhulgas 11 imetajat. Nendest liikidest, kes ei ole imetajad, on meil parasportskalu, kes on nimekirja kantud siis sellepärast, et nad on kas huvi pakkunud akvaristidele ja on oht, et kui ta seal väga hästi paljuneb, et nad siis lasevad nad lahti. Ja samuti kalakasvanduste kalu, mis võiksid meie looduses ohtu põhjustada. Et need on siis teaduspõhised riskihinnangud või ekspertarvamused meie teadlastelt, samuti naaberriikide info, et mis seal juba probleeme põhjustavad, et selle alus on see nimekirja liike kantud. Ning me oleme kandnud nii neid liike, mis meil juba on olemas, kui neid liike, mida meil veel ei ole. Lihtsalt, et see edasine import ja müük seda levikut piiraks, juhul kui ta meil juba olemas on. Et nimetajad ma tõin siin välja ka. Et kui meil siin enne oli küsimus, et kas pesukaru on nimekirjas, siis pesukaru nimekirjas ei ole. Et on meil siin erinevaid hirvi, importmüük keelatud, on küüliku looduslik vorm, pähvikoer, mink, hallorav, et erinevad liigid, mis meil võivad probleeme põhjustada. Küsimus, miks meil ei ole pesukaru, mida minu käest on korduvalt küsitud, on see, et Euroopa Liidus on vabakaubandus on selline püha leht. Et vabakaubanduse piiramine on väga-väga karm asi, kui riik seda teha tahab. Et need nimekirjad, kui me seda uuendada tahame, siis meil on kohustus viia läbi Euroopa Liidu konsultatsioon. Me saadame selle Euroopa Liitu, see saadab edasi nad kõikidele liikmesriikidele, kõik liikmesriigid võivad arvamust avaldada, kaasa arvatud igasugused tootjad. Ja see on tavaliselt umbes 2-aastane protsess ja kui siis väga palju küsimusi ei tule ja kõik edukalt läheb, siis me saame ühe liigi lisada või nii palju, kui me parasjagu plaanime liike lisada. Et see ei ole nii, et mina ministeeriumist teen määruse eelnõu valmis ja saadan kooskõlastusringile ja tehtud. Et vabakaubandus on asi, mida võetakse väga-väga tõsiselt ja vabakaubandus, see piiramine on väga parem asi, kui me vahele peaksime jääma, kui me niimoodi lihtsalt ära teeksime midagi. Et see on see põhjus, meil on see ettepanek muidugi pesukaru osas tehtud, meil on ühe vihmaussi osas, mida kalamehed kasutavad ja viskavad pärast ülejäägi ette näiteks või sinna kalda peale. On mõned vähkide osas on lisaettepanekuid, praegu meil on signaal, kitsasõraline ja ka sogapõskne vist on praegu nimekirjas, aga näiteks Saksamaal on juba sees väga tore vähk, kes on täiesti partenogeneetiline. Piisab ühest isendist, läheb väga ilusti. Et neid ettepanekuid on ja praegu me oleme sellega nagu natuke hoogu pidanud, et seda asja niimoodi kompleksselt siis menetleda, kui me selleni jõuame. Et mis meil siis sellest pidamisest on meil erand mingi ja pährikufarmidele. Et 2007 me tegime looduskaitseseaduses sellise punkti, et kui te tahate mingi ja pährikut farmis pidada, peate vastama nõuetele, peate omama luba.
Et nõuete kehtestamine võttis natuke aega, kehtestati veebruar 2008 ja olemasolevatele farmidele anti siis tarastuse osas ülemineku aeg. Nagu te ilmselt kõik olete siit kuulnud, siis eelmine aasta oli meil siuke kerge kampaania, et keelustakse Eestis mingi farmid. Kährikufarmidest me väga juttu ei teinud, siis kährikufarmi Eestis praegu pole, aga mingi farmi on 3 tükki, selliseid tegutsevaid reaalseid farme. Ja loomade arvud on väga suured. Ning käisime keskkonnakomisjonis, tegime lobitööd, vaatasime loomakaitsetuid, meile muidugi tahaksid kõik karusloomafarmid ära keelustada. Aga meie rääkisime ainult mingist ja kährikust või peamiselt mingist, kuna looduskaitseseadus reguleerib ainult seda. Ja üllatus, kui meil olid need toredad farmid, kes meile aastas 2007 tegelikult varemgi rääkisid, et nemad ei ole võimelised neid nõudeid täitma, need on liiga karmid, kusagil maailmas ei ole nii karme nõudeid. Siis kui me 2013 kevadel hakkasime sellest jutust rääkima, et me plaanime ära keelustada, siis 2013 oktoobris olid kõigil laiad korras. Et ei on midagi nii võimatu. Et siin on siis Madli tehtud pildid, et ühel pool on siis vanaseis, et aiad sellised toredad, kus loom läheb lihtsalt igalt poolt läbi, nad on katki, nad on vanad, nad on osaliselt lamandunud ja teisel pool on siis nüüd uus. Aiad korralikult maa sisse kaevatud, üleval on siis milline mittevõrgust osa, seal võib olla elektrikraat või mingi selline muuriga, väravad on korralikud, et nagu öö ja päev. Kindlasti me ei arva, et sealt loomad välja ei pääse, aga me teame, et sealt pääseb kindlasti palju vähem loomi välja. Et varasemalt me ei tea, palju vanasti pääses. Farmi omanik on ise mulle silmavaates öelnud, et me ostame umbes 300 tükki aastast tagasi. Et need on need otud, kes kuhugi sinna lähedasse kuhugi talupidamisse jõuavad ja inimene püüab lihtsalt kratist kinni ja neile tagasi müüb. Et palju neid seal veel loodusesse jäi, kui nõus. Kui on ainugi, aga kindlasti on seis praegu parem. Ja Keskkonnaagentuur plaanib nüüd ka seirata seda, mis farmide ümber toimub. Et selgitada, kas ja kui palju nüüd välja pääseb, nüüd kus nad nõudeid täidavad. Ja kui ikka pääseb, siis meil on alati võimalus edasi minna selle mõttega, et me siiski keelustame, kuigi praegu nõudeid täidetakse. Et ma ütleks pool võitu. Keelustamiseni ei läinud, aga farmid on korras vastavad nõuetele. Nii, mis siis üle Eesti seadusandlus ütleb? Loodusesse sattunud võõrliigi isenditega tegeleb Keskkonnaamet ja võib koostada selleks ohjamiskavu, kui vajadus tekib. Praegu on ohjamiskavad olemas ainult karuputkedel. Koostatud on ka Vereva Lõmmatsaama, mis on minu käes menetluses praegu. Ja kui hästi läheb, siis äkki Elfi talgutega järgmine aasta hakatakse juba ohjama, ma väga loodan. Ja muid praegu töös ei ole. Et on juttu olnud kährikueramast, kuid kahjuks see koostatud sai, aga ühtegi reaalset meedet seal ei olnud, mida oleks saanud rakendada, nii et seda vastu ei võetud. Et muidu oli juttu, et äkki peaks nagu Läänesaartel asjaga tegelema, et seda lokaalselt arvukust vähendada. Aga see tõesti midagi väga sellist ei olnud, mida rakendada oleks saanud. Ning nimetajate puhul muidugi see, et rakendab või korraldab Keskkonnaamet, tähendab ikkagi seda, et meil on vaja koostööpartnereid kindlasti. Et Keskkonnaameti ametnikud ei saa minna kuskilt imetajaid püüdma. Nad ei ole enamasti jahimehed, igasugune jälitamine on jaht, nii edasi. Et see kõik ei ole nõnda lihtne. Aga lisaks sellele, et meil on Eesti seadusandlus, on meil Euroopa Liidus üht-teist olemas. Linnudirektiivi ütle midagi võõrliikide kohta. Loodusdirektiivis on see külg lause, et kui te tahate tahtlikult midagi lahti lasta, tuleb teha riskihinnang, mis tõestab, et see on ohutu ja riskihinnangu tulemused tuleb esitada Euroopa Liitu. Pisiasi on muidugi see, et seni kui Euroopa Liitu 92 võeti direktiivi vastu, korda ükski liikmesriik seda infot edastanud. Vaevalt, et kuskil Euroopa Liidus midagi lahti pole lastud, tahtlikult kindlasti on, aga infot edastatud pole, asi ei toiminud. Siis 2007 mõeldi selle üle, et vesiviljelus on probleemiks. Nad ei defineeri ära, mis asi on vesiviljelus, väga selgelt või vähemalt nad ei ütle, mis asi on see veeorganism, mille puhul
see määrus nagu kehtib, räägitakse sellest, et tuleb teha riskihinnanguid, riske maandada ja määruses on toodud välja 10 liiki kalu, mille puhul see määrus ei kehti, mis on meil juba nii kaua kasvatatud, et neid nii-öelda võib edasi kasvatada, on nende seisukoht. Aga mis täpselt see veeorganism on, me ei tea. Et meil on siin näiteks tulnud sisse küsimus, et kui me kasvatame kaane meditsiini eesmärgil, kas see läheb siia alla? Kuna definitsioon on väga üldine, siis ilmselt läheb. Aga mis siia veel läheb? Kas mingi poolveeline imetaja? Keegi ei kasvata õnneks. Et selles mõttes vähemalt mitte nii veelist, et me saaksime öelda, et teil on vaja vesiviljelust ja seda luba. Aga aastast 1992 oli meil määrus ja nagu on näha, et see asi ei toiminud. Siis umbes 92 005 hakati rääkima, et teeks Euroopa Liidu võõrliikide strateegia. Aega läks kaua, strateegiast sai algusest direktiiv, siis räägiti määrusest ja nüüd vähem kui 6 aega tagasi võeti vastu Euroopa Liidu võõrliikide määrus. 28. september sai allkirja. Jõustub 1. jaanuar. Et täpselt õige hetk meie sügiskooli jaoks, ma ütleks, sellest rääkida. Määrus on pikk, ma teid päris väga põhjalikult sellega piina, seda on 71 lehekülge, mul on 4 slaidi, nii et peate üle loodetavasti. Keskseks osaks on Euroopa Liidu tähtsusega võõrliikide nimekiri. Ja need nimekirja liigi lisamisel on vaja teha riskihinnanguid, igasugu peensusi, aga üldiselt nad peavad vastama siis 5 kriteeriumile. Nad on Euroopa Liidus võõrliigid. Et mida siin mõeldud on? Mõeldud on seda, et nende looduslik levila ei peaks olema siin selles osas Euroopa Liidus, mida me tavaliselt mõtleme, kui me räägime Euroopa Liidust. Et Prantsuse Guyana on ka tegelikult Euroopa Liit, aga see on Ülemere territoorium. Kui see liik on seal pärismaine, siis me loeme teda selle määruse mõttes võõrliigiks ja me võime teda reguleerida. Aga kui me räägime näiteks küülikust, siis küüliku looduslik levila on meil siin samas Hispaanias ja selle määruse järgi me teda niimoodi reguleerida ei saa. Sa leidsid, et see põhjustab liiga palju niisugust halli ja segast regulatsiooni. Ühes riigis on vaja võib-olla kaitsta, teises on vaja ohjata, kus see piir läheb, kust ohjame, kust mitte. Et selguse huvides neid siia kanda ei saa. Samas näiteks mõtleme mingi peale, looduslik levila on Põhja-Ameerikas, sobib väga hästi. Sobib ka teiste kriteeriumite alusel. Suudavad luua populatsiooni vähemalt 3 liikmesriigis, mink sobib väga hästi, sobiks ka küülik, aga ei vastanud esimese kriteeriumile. On kahjulik mõju olemas, seda peab suutma tõestada. Kui liikmesriik tahab sinna nimekirja midagi esitada omalt poolt, siis tuleb teha põhjalik riskihinnang ja näidata, et see mõju on olemas. Riskihinnanguga pead suutma näidata ka seda, et Euroopa Liidu tasemel see regulatsioon oleks efektiivne. Et liikmesriigid üksinda ei suuda selle vastu võidelda ja et see ei ole mõttekas sellisel kujul. On see üldine idee siis. Aga mis see nimekiri meile siis annab? Nimekirjaga kaasnavad siis jälle kohustused. Kes neid kohustusi loeb, siis kõlab nagu Eesti seadusandlus, ma ütleks. Keelatud on import. Samuti transiit, ütleme, Šveitsil läheb ka, elu lihtsamaks võõrliigi sinna nii sageli enam ei satu. Keelatud pidamine, paljundada selle paljunemise võimaldamine, selles mõttes, et kui sa ei pane kätt ette, siis sa rikud siiski seadust. Et praegu meie Eesti seadusandlus ütleb, et ma ei paljundanud neid, ise paljundasid seal oma ette. Aga siin on ka see, et kui sa ei võtta ette meetmeid, et nad ei paljuneks, siis see ei ole lubatud. Igasugune kaubandus, kasutus, vahetus on keelatud ja muidugi on keelatud loodusesse laskmine. Lubatud on teatud erandid, on lubatud teaduserand, mida saab anda liikmesriik teadustööks, näiteks invasiivsuse uurimiseks või ohjamismeetmete uurimiseks. Teatud juhtudel on lubatud eksiitu kaitse. Kui see liik tõesti vajab eksiitu kaitset näiteks loomaaedades, siis on võimalik seda erandit anda, et looma ei saa neid paljundada. Seda erandit samuti annab liikmesriik. Ja et asi oleks põnevam, siis mõjuvate sotsiaalsete või majanduslike huvide korral on lubatud ka nii-öelda majanduserand. Ehk kui mink siia nimekirja lisada, siis Soome, Taani on näiteks kohe öelnud, et nemad hakkavad majanduserandit taotlema. Ja majanduserand on niimoodi, et seda saab taotleda näiteks siis ütleme mingi näitel konkreetne farm ja selle erandi peab andma Euroopa Komisjon. Selles, et see läheb läbi liikmesriigi, meie saadame selle taotluse edasi nii-öelda, aga meie ei vastuta.
Et kui majanduslikult massiliselt midagi toota tahetakse, siis selle igasuguseid andmeid, et kui hästi ta nii-öelda loomi kinni peab näiteks, aga samuti vaadates ka looduslikke olusid, et mida ta siin ohustab, meie puhul näiteks naaritsat. Et kui see asi nii läheb, siis aeg näitab, kas meie farme näiteks lubataks või ei lubataks. Soomes, Taanis, Euroopa naaritsat pole, seal on ilmselt lihtsam see olukord, ma usun. Aga naarits on meil direktiivid nii-öelda tärniga liik, esmatähtis liik, et ei oska öelda. Ja kui seal nimekirjas saab olema siis nii-öelda lemmikloomi, siis nende lõpuni pidamine on lubatud. Paljundamine mitte, aga lõpuni pidamine on lubatud ja üldiselt eeldatakse võimaluse märgistamist, et oleks selge, et kui ta lahti pääseb, et kus ta on pääsenud. Aga kes meil see siis nimekirjas on? Okei, selleni on veel jõu. Räägime selle ära siis, et mis see meile annab? Et meil on praegugi oma see nii-öelda must nimekiri. Vahe on selles, et ühelt poolt juhul, kui nüüd seda liiki transporditakse, siis piirid on lahti, pistiline kontroll on väike. Aga kui kontrolli näiteks nii Eesti piir kui Läti piir, siis on suurem tõenäosus, et me sealt midagi kätte saame, on üks eelis. Teine eelis on see, et selle nimekirja kandmisega kaasab kohustus ohjata. Et ei ole enam nii, et meil on asi nimekirjas ja keegi midagi tegelikkuses ei tee. Et kui see liik nimekirja kantakse, siis uue leiu puhul peame 3 kuu jooksul suutma hakata aktiivselt ohjama looduses eesmärgiga hävitada. Või kui me leiame ja avastame, et ta on väga laialt levinud, või kantakse liik, mis juba praegu on laialt levinud, siis me anname endast parima, et tema arvukus oleks madal ja ta edasi ei leviks. Et reaalsed ohjamiskohustused tulevad selle nimekirjaga kaasa. Et see on meie jaoks väga oluline, kas või juba sel mõttel, et kui meie tahaksime sinna lisada karuvutke, siis praegu Läti ei tee midagi. Et loomaliikide puhul, mis on liikuvamad, on veel suurem probleem. Et kui meie midagi ohjaksime, siis mis see meile annab, kui Lätist tuleb? Venemaalt tuleb nagunii, aga vähemalt üks piir. Kesk-Euroopa riikide jaoks on see väga oluline teema. Nii, ja siis mis liigid? Hetkel on meil Euroopa Liidu saites regulatsiooni kantud 7 võõrliiki eesmärgiga nende importi piirata. Ja need 7 võõrliiki on ära öeldud, et need kohe kindlasti tulevad siia Euroopa Liidu võõrliigi määrusesse. Kõik on loomad, 3 on lausa imetajad, teie rõõmuks või õnnetuseks, ma ei tea. Et siia on siis kantud 3 oravat, peamiselt siis punaorava kaitseks. Hallorav levitab meil seda kaunist rõõbeviirust, squirrel pox virus, mis on punaoravale surmav. Siis on meil siin valgupisk händpart, mis omal ajal toodi Inglismaale sisse. Inglismaal ei teinud mitte mingisugust pahandust, kõik oli väga ilus kaunis. Inglismaalt levis ta Mandri-Euroopasse, kus oli siuke tore asi nagu stepi händpart. Stepi händpart oli sel hetkel alles, ma ei mäleta, circa 60 isendit. Ja nad hübridiseeruvad. Et selles osas on väga suur töör praegu töös. Jahivad väga aktiivselt ja Inglismaa on päris palju ressursse pannud, et oma populatsiooni hävitada, kuigi neil ei ole mingit probleemi. Et see on see võõrliige määruse võlu, ma ütleks juba, et kui sinul ei ole probleemi, aga naabril on probleem, siis täna ei taha sinna raha panna. Aga kui kohustus on, siis aitab see kogu Euroopa Liidu loodust. Siis on 2 liiki kilpkonni. Kilpkonnade osas on surve loodusele praegu väga suur. Eestis punakõrvad elavad talve üle, see on teada. Eestis kilpkonna praegu leitud minu teada ei ole, aga punakõrvad on. Nad on päris siuksed, nagu täiskasvanud segatoidulised, aga noorena karnivoorid ja väikses veekogus söövad ära kõik, millest jõud üle käib. Et probleem on täiesti reaalne. Ja seal piirkondades, kus on sookilpkond, on nad muidugi konkurendiks. Ja linnades on nad väga arvukad. Et Roomas tehti analüüs, vanasti oli Rooma linnakiikides olid sookilpkonnad, Euroopa sookilpkond, mis on meil Lätis olemas näiteks. Praegu leiti sealt circa 20 liiki erinevaid kilpkonni, aga sookilpkonna enam ei leitud. Et elusloomakaubandus, lemmikloomakaubandus on väga suur selline viis, kuidas liigid sisse tulevad, samamoodi, et kõik 3 oravat on lemmikloomandused levinud. Holland hiljuti keelas 7 oravaliiki ära, just selle põhjusega, et lemmikloomandusest nad saavad lehku, nad on osavad, kiired ja lähevad loodusesse. Ning samuti on siis kirjas härkon, mida toodetakse, siis kasvatatakse toiduks.
ja temaga on probleeme, siis ta on ka väga suur risk. Kindlasti tuleb sinna veel liike, me ei tea, mis liigid. Me eeldame, et kehtestamise hetkel tuleb sinna kõvasti taimi juurde, ma usun. Sellepärast, et Euroopa ja Vahemeremaade taimeorganisatsioon on teinud riskihinnangud ära, et meil on nüüd riskihinnangud, mille alusel liike saab lisada olemas. Et me eeldame, et sinna tuleb hulk taimi, aga me ei tea, mis täpselt. Ja nii kui see nimekiri kehtestatakse, siis meil on õigus teha ettepanekuid. See ei ole nende lihtne, me peame riskihinnangud läbi viima, kus me hindame riski kogu Euroopa Liidule, mitte ainult Eestile. Me saame teha koostööd naabritega, aga meil see võimalus on. Ja ma arvan, et teatud liikide puhul ilmselt meil ka seda peaks kasutama kindlasti. Nii, mis meil veel on? Rahvusvahelisel plaanil on väga tugev surve teha teavitustööd ja teha vabatahtlikke juhiseid. Ja kui midagi ära keerata, siis me kõik teame, tekib trots ja soov ja see asi väga ei toimi. Aga vabatahtlikud juhised toimivad tegelikult päris hästi, kui neid rahvani viia ja neid tutvustada. Ja ma tõin siin välja mõned, mis võiks teriolooge natuke rohkem huvitada. Et tegelikult neid juhiseid on seal päris palju näiteks Berni puhul, et taimekeskseid ka. Ja samuti on siis CBD konventsioonil lemmikloomade osas juhis välja toodud. Et need aadressid ja asjad, ma eeldan, et need ettekanded saab kuhugi üles panna, et tüütud ja pikad, aga selles mõttes, et juhis on päris head. Taimede poole, et me oleme 2 taasnud ära tõlkida praeguseks, aga Eesti riigi mure on see, et kõik tõlked käivad läbi hanke ja tõlke kvaliteet on olematu, nii et nad ei ole kahjuks kasutatavad. Aga teeme tööd sellega ja kindlasti tahame neid teisiga tõlkida, sest teavitus on ikkagi ainus asi, mis toimib ja ennetamine on ainus asi, mis toimib ja need 2 käsi käes võiks kuhugi viia. Ja ma mõtlesin mainida, et kuna ma lemmikloomandusega otsapidi olen seotud, siis ja lemmikloomad on oluline teekond, kuidas praegu imetajad Eestisse jõuavad, siis panin kirja siin mõned liigid, mis on viimase 2-3 aasta jooksul levima hakanud meie lemmikloomanduses. Et silmad lahti hoida lihtsalt, et inimesed teadsid, et mine tea, mis meie loodusesse varsti jõuab. Et neid liike on päris põnevaid, mida peetakse ja kui enam inimest ei huvita, seda saab lahti või pääsevad välja ja kindlasti on hulk neid, millest ma midagi ei tea, sest kahjuks vene kogukonna osas mul täiesti info puudub. Ma tean, et liukurvuskus on väga popp venelaste seas, aga ilmselt on ka muud. Et lendav kukurloom kodus, miks ka mitte, väga keeruline pidada ainult. Toit peab olema väga mitmekesine need puuviljad. Ja piltidel on siis need Aafrika unilased, kes on nüüd Eestis juba päris mitu pesakonda andnud. Ja meeldivad eriti nendele inimestele, kes ütlevad, et võiks ja vastik roti, saba on karvutu. Tegelikult ei ole karvutu, aga ega ta nii karvane ka ei ole muidugi. Ja viimane slaid, ausõna. Et mis meil siis on, mida mina näen, et oleks vaja? Oleks kiiret infoliikumist teadlaste ja ametnike vahel. Sest et kahjuks on niimoodi, et mina pean sellist nii-öelda enda tarbeks ja teatud konventsioonidele edastamiseks võõrliigi nimekirja. Ja info jõuab minuni enamasti nii, et kui oli veel Ulvar Käärk, kes Päevalehes artikleid tegi, siis mina lugesin Päevalehest. Et teadlased otse ei edasta, kuigi ma olen nii palju kui suutnud seda infot edastanud, et mina seda infot korjan igasugu ajalehe artiklites alati on minu e-maili aadressid olemas, infolehed, mis me teeme, me oleme tasuta raamatuid teinud, jaganud, et see info koolidesse igale poole jõuaks, aga reaalsuses tavainimesed teatavad päris hästi. Aga teadlastega seda koostööd kahjuks väga ei ole. Siis on see, et seoses selle uue võõrliigi määrusega me peame teadma, mis meil Eestisse jõuab, eriti need liigid, mis seal nimekirjas saavad olema. Ja praegu meil ei ole ei seiret, ei inventuure reaalselt. Meil on merevõõrliigi seire Muuga sadamas, 1 punkt Eestis ja karuputke seire, see on kõik. Mingil määral mingi ja kährikut juhuki seire raames, aga minu nimekirjas on praegu 972 võõrliiki, et ma ei tea, 3 siis umbes seirame. Ja ohjamistegevused, et Eestis kahjuks rahastamine on seotud riigi eelarvete ja projektidega, et kuidas seda reaalselt läbi viia. Et Euroopa Liidu kohustus on praegu see, et me hakkame 3 kuu jooksul reaalselt ohjama peale leidu. Eestis tähendab see tavaliselt meil igasugused tegevused, et seda, et ma teen KIK-i-taotlust või kirjutan järgmise aasta riigieelarvesse, kus asi mul nagunii maha kratsitakse ja öeldakse, et pole ette nähtud.
et kuidas? Vabatahtlik koostöö ilmselt mingil määral toimub, aga kas piisavalt edukalt, seda ma ei oska öelda. Ja kõik ja kuna igasugused e-maili aadressid ja inimesed vahetuvad, siis alien@envir kehtib. Et sinna võib alati infot saata, praegu vaatan seda mina, kui mina peaks mingi hetk ära minema, siis toimib edasi. Aitäh!